Kauguse määramiseks tuleb mõõta saadetud ja vastu võetud impulsside vahele jääva ajavahemiku kestus. Kuna elektromagnetlained liiguvad valguskiirusega, saab objekti kauguse leida lihtsa valemiga, nagu näidatud videos. Elektromagnetlaine impulsi poolt läbitud tee on kahekordne seetõttu, et signaal läbib vahemaa vastuvõtjast kuni objektini ning tagasi. Objekti liikumissuuna kindlaks määramiseks saame kasutada Dopleri efektiga seotud seaduspärasusi. Võrreldes välja saadetud ning vastu võetavate elektromagnetlainete sagedusi on võimalik kindlaks määrata objekti liikumiskiiruse suund. GPS ehk globaalne positsioneerimissüsteem on satelliitidest koosnev võrgustik, mis võimaldab täpselt asukoha määramist maapinnal. GPS-i abil saavad kasutajad navigeerida ja näha kõiki võimalikke teid erinevates kohtades üle maailma. Seda kasutatakse laialdaselt näiteks sõidukite navigeerimissüsteemides, telefonides, lennunduses, mere- ja maapäästes ning paljudes teistes kohtades, kus täpne asukoha määramine on oluline. GPS-süsteemi aluseks on 24 satelliiti, mis jaotuvad võrdselt 6 ringu-orbiidi vahel. Orbiitide vaheline nurk on selline, et igas maapunktis on mis tahes ajal näha 6 satelliiti. Iga GPS-satelliit vilgutab alaliselt vähemalt 2 sõnumit. Sõnumi saatmise aeg, samal ajal määratud satelliidi asukoht orbiidile. Ühe satelliidi signaali põhjal saab seega vastuvõtja arvutada, et asub sfääri pinnal, mille raadiuse määrab sõnumi levimise aeg korda valguse kiirus. Teise satelliidi signaali mõõtmine annab teise sfääri raadiuse, kolmas kolmanda ja nii edasi. Asukoha määramiseks merepinnal piisab ka 3 sellisest sfäärist, et 4. sfäär annab andmetele vajaliku täpsuse. Välja kiiratud ja vastu võetud raadiolainete järgi eristatakse passiivset, poolaktiivset ja aktiivset raadiolokatsiooni. Passiivse raadiolokatsiooni korral radar ise ei kiirga, vaid ainult võtab vastu objekti poolt kiiratud raadiolainete vahendusel edastatud signaali. Rakendatakse peamiselt saabuvate raadiolainete suuna määramisel ja radar kaardistamisel. Võimalik on vastu võtta ka objekti, näiteks lennuki, tehniliste seadmete talitlusega seotud elektromagnetkiirgust, sealhulgas ka soojuskiirgust. Radari põhimõte. Radar ehk Radio Detection and Ranging on raadiolokaator, mis toimib raadiolainete levimise põhimõttel ruumis. Radarit kasutatakse ruumis asuvate objektide tuvastamiseks ning nende kauguse, kõrguse, kiiruse ja liikumise suuna määramiseks. Radari saatja suundantennist kiirguvad kitsasse ruuminurka elektromagnetlaine impulsid. Liikuvalt objektilt peegeldunud raadiolaine võetakse vastu enamasti sama radari vastuvõtu antenniga. Võrreldes omavahel välja saadetud ja vastu võetud laine impulside vahele jäävaid ajavahemikke ning saadetud ja vastu võetud lainete sagedusi on väga täpselt võimalik määrata elektromagnetlaineid peegeldava objekti kaugus ning selle kiirus. Aktiivlokatsiooni põhialused. Antenn saadab kitsasse ruuminurka perioodiliselt võimsaid raadiolaine impulsse. Välja saadetud raadiolained hajuvad nende levialas olevatelt objektidelt, millel on teistsugused elektromagnetilised omadused. Osa hajunud raadiolainetest peegeldub tagasi vastuvõtu antenni. Nõrk vastuvõetud signaal suunatakse edasi ülitundlikku vastuvõtjasse. Kui peegeldava objekti kaugus antennist muutub, siis erineb vastuvõetava signaali sagedus Dopleri efekti tõttu välja kiiratud võnkumise sagedusest. See sageduste erinevus võimaldab kindlaks määrata objekti radiaalsihilise liikumiskiiruse. Objekti suunanurk ühtib antenni telje suunaga, sest elektromagnetlaine levib sirregionaalselt. Poolaktiivne raadiolokatsioon. Objekti kiiritatakse raadiolainetega ja võetakse vastu objekti poolt retransleeritud raadiolaineid. Seda küsivat vastavat süsteemi rakendatakse raadionavigatsioonis, raadiotuvastuses ehk oma võõras kindlaks tegemiseks ja objekti parameetrite kohta info saamiseks. Raadiolokatsioon on valdkond, mis ühendab meetodeid ja vahendeid objektide asukoha kindlaks määramiseks ja tuvastamiseks raadiolainete abil. Selleks rakendatav seade on raadiolokaator ehk radar.
Esimesed raadiolokatsioonisüsteemid võeti kasutusele Suurbritannias teise maailmasõja ajal õhukaitse otstarbel. Välja